We've discovered a secret that will not just open your eyes, it will revolutionize how you think about your health. You have two options. Stop this video now and continue believing what you think is true. Or keep watching and discover a life-changing secret to better health. Your body is a masterpiece made up of trillions of cells. Each one works like a major production facility, absorbing nutrients from food, converting them into energy, and carrying out specialized functions in your body. All of this happens without you having to think about it. In a perfect world, the cells get the nutrients they need from what you eat and drink. However, science has revealed a group of essential nutrients that 97% of the world population is unknowingly short of. A problem lurking within the body, affecting various aspects of your well-being. This is not a minor deficit, it is dramatic. Because they regulate the flexibility of your cell membranes, how well your cells absorb nutrients and remove waste. They're vital for your cognitive functions. Your cardiovascular system relies on them. Your heart needs them every single day. And they even support your immune system to do what it does best. Keep you healthy and energized throughout the day. But one question remains. How can you find out if you're getting enough of these essential nutrients that hold a key to unlock your body's potential? With just a small drop of blood, you can get the knowledge and power you need to set everything right. Testing your levels will uncover your personal needs. Restoring them will revolutionize human health forever. When life-changing innovations are revealed, they give birth to multi-billion-dollar industries. Ideally, you want to enter a large existing market with sustainable growth and technology that sets you apart as 10 times better than the current market leader. That is what we have. Thanks to our groundbreaking Scandinavian health tech solution. Today, more than 3 billion people care enough about their health to either take supplements or follow specialized diets. Our test will open their eyes. Are you in the safe zone or among the 97% who are not getting enough of these essential nutrients? Having your own health plan is pure logic. Getting proof that it's working should be too. We predict that more than 1/3 of this already interested group will put their supplements to the test during the next decades. That's 1 billion people, giving you the unique opportunity to leverage this megatrend in the making. What if you could play a pivotal part? What if you created a fulfilled career in this megatrend? What if participating in this test-based revolution enabled you to live life on your own terms? Picture a life where your heart beats stronger, your mind is sharper, and your days are filled with boundless energy. This is the success story waiting for those who embrace the power of personalized nutrition. Remove the guesswork. Don't let this opportunity pass you by. Join us. Share this secret. Act on this life-changing innovation. My name is Hilda. I'm the co-founder of Sensino, and I can't wait to meet you. Alguses on väga hea kohe mõnusalt otsa lahti teha. Aasta algus on kohe, ma arvan, kõik on väga entusiastlikud, eriti aasta alguses, ükskõik mis valdkonna suhtes, siis uus aasta on niisugune väga eriline püha öö, kus siis pannakse meeletuid suuri unistusi omale paberitele kirja ja peas arutatakse kõik asjad läbi. Ma julgen arvata, et ma ei ole ainukene, kes seda ka sel aastal teinud on ja ka varasematel aastatel. Eks ma arvan, ma ei ole ka ainuke, kellel on läinud need kirjapanemised, uue aasta resolutsioonid ja kõik asjad on ilusad ja toredad, aga aasta lõpus jälle vaatad, kurja enamus pole ikkagi ära tehtud. No.
väga palju on, aga väga palju ka ei ole. ma ei tea, julgeb keegi käe tõsta, ma olen ainuke, kellel juhtub ka selliselt, et ei lähe kõik nii, nagu sa entusiastlikult, kui sa endale kirja nagu paned. aga eks selleks on ka omad, ma arvan, kindlad põhjused ja ma arvan, ega sellel ei ole ka midagi halba. vähemalt seda oma tegevust mõelda, planeerida on juba suurem samm nende eesmärkide täitumise suunas, kui seda üldse mitte teha, lihtsalt minna kulgemisega edasi. et, et ma võtsin väga tõsiselt 2 esimest aastapäeva just oma asjade planeerimiseks ja ka kirja panemiseks. tulingi juba esimesel õhtul ja teisel ja olin ka juba kontoris ja panin oma asju kirja. ega siin pole, et olen ise 48 aastat noor, varsti juba 50-seks noormeheks saav. et väga palju ägedaid asju on elus ära tehtud, väga palju eesmärke, unistusi on ka täidetud, aga suurem osa minul on veel igatahes ees ootamas ja millal veel parem aeg oleks, kui mitte nüüd. ja ega siin tuld tuleb anda. Margus ütles, et me oleme siin mingi kuuma asja otsa sattunud ja nii ta on. ja eks täna räägime natuke siis eesmärkidest, unistustest soojenduseks natukene ja siis kuidas seda kuuma kartulit enda kasuks ära kasutada ja mis see siis kuum siis tähendab. et minul on au olnud teha siin Siinoga 14 aastat juba koostööd. Margus, kes mind sisse juhatas, ongi meheks, kes mind kutsus siia ettevõttesse kohvi müüma aastal 2011. täna kohvi on olemas küll tootevalikus, aga ta on pigem niisugune väike luksustarbekaup, mida siis 20 aasta jooksul kohvimasinaid ostnud inimesed siis täna veel rõõmsalt ka tarbivad. mis selle kohvi üks suur miinus on, mis meil valikus senimaani on väga suur miinus, on ta see, et kui seda ükskord jood, siis ükski muu kohvi väga enam ei maitse. et selline ta lugu on, aga täna me oleme ikkagi health company ja see on täna tulevik, mis on muutnud juba maailma ja tegelikult, mis järjest rohkem seda ka teeb. selle käime ka läbi. et võtame soojenduseks siis natukene, räägime unistustest, eesmärkidest, et uus aasta. et minul on küll oma goal plan, on üks nendest on siin täidetud. kodus samamoodi lastega üliäge, mis oli see, et mida ma ennem pole nagu nii fokusseeritult teinud, et ütlesin ka omale kallile naisukesele, et nii, nüüd istume maha, võtsime oma väikseid jõmmid, väiksed on meil 5 ja 7, poiss ja tüdruk. vanemad suuremad lapsed juba toimetavad nagu ise seal, aga istusimegi maha, rääkisimegi unistustest ja hakkasimegi tegema, me ei saanud valmis seda. mul ei ole kodus väga palju igast ajakirju asju, aga sul tuli ka siin internet kasuks ja ChatGPT tuli ka kasuks ja hakkasime tegema koos lastega nende unistuste tahvleid, enda unistuste tahvleid. et niisugune väga mõnus ühine nagu tegevus oli ja lastel nagu silmad särasid ja nii äge oli vaadata, kuidas see pani neid nagu mõtlema, onju. et mida nad nagu tahavad, muidugi need unistused on nagu nii ägedad nendel väikestel lastel, et see on nagu no kõik on võimalik ja seda oli nii äge nagu kõrvalt mõelda. Siis mõtled ise, kuidas mingite asjadega ise hakkad ennast ka piirama. Nendel lähevad need nagu nii rõõmsate lepase reega, et soovitan seda teha koos oma lastega, kes seda veel teinud pole. et väga äge niisugune perega tegemine ja panna neil samamoodi need tegelikult neile see silma ette, et nad iga päev näeksidki, et mis me istusime maha ja mis ongi nende unistused. et kuidas minu 7-aastane printsess, no tema, tal oli palju erinevaid asju, üks, issi, mina soovin väga, et sa tema ilusat roosa tuba, tema oma majja kõikide asjade, liumägede ja värkidega, no mis iganes, seal tuli siukseid asju, et tõmbas ka vahepeal täitsa pisara nagu silma, et nagu nii äge. ühesõnaga soovitan teil seda teha, soovitan teil seda koos lastega teha ja õpetada lapsi juba maast madalast ka unistama ja loomulikult ka selle nimel ka siis tegutsema, aga sellest ka põgusalt siis kohe ka räägime. et üldiselt
paari sõnaga mainisin resolutsioone, et ise on neid pandud, tehtud kunagi, täna ma teen natuke asju teistmoodi. Aga tihtipeale, mis me ka nagu näeme, miks tihtipeale, et 1. jaanuar või 2. jaanuar on juba paksult jõusaalid on rahvast täis ja kes kõik hakkavad imeasju tegema, on ju. Ja kogu elu tahetakse muuta, võib-olla ongi see, et võib-olla alguses pannakse liiga suured lubadused endale ja hakatakse täie hooga kõiki asju oma elus muutma. No nii kõik muudan ära ja nüüd ma täiega teen kõik need asjad ja siis ongi kuu aja pärast on täiesti küpsed ja kõik asjad nagu sinna pea ikkagi jäävad. Aga tähtis on ka see, et tihtipeale süsteem puudub nende asjade siis täitmiseks ja kõige olulisem minu silmis on ikkagi harjumused. Et harjumustega ma olen ise väga palju ka tegelenud eelnevatel aastatel läbi enda keha, läbi tervise, läbi muude asjade. Ma olen sellest ka mingitel koolitustel rääkinud, et on ikka aru saanud, et kui on ikka sul mingist asjast kujuneb harjumus, siis seda siis igapäevaselt siis tegutsedes selle nimel, need hakkavad asjad ka täide minema. Eks meil kõigil on oma head harjumused, eks meil kõigil on oma halvad harjumused, mida tahaks muuta ja paremaks saada. Minu silmis ma pole veel näinud ühtegi maailma perfektset inimest, kellel ei oleks ka mõnda siis niisugust nii-öelda siis halba harjumust. Et mis nendega ka öeldakse, on see, et heade harjumustega on hea ja lihtne elada, halbade harjumustega jälle nagu mitte. Aga mis see teine pool, et nende häid harjumusi on paganama raske tihtipeale ellu rakendada, aga kuidagi nende teistega läheb nagu palju hõlpsamini kuidagi. Eks mõtle ise, pane mulle kirja, mis on minu halvad harjumused, kui sa seda teinud pole. Ja pane need endale kirja ja vaata nendele peale tänast tunni ajast siis meie väikest koosviibimist üle nendele ja vaata tõsiselt otsa nendele, et ära endale valetana. Ja mõtle läbi ja mõtle, mida sa saaksid täna teha, et hakata step by step järk-järgult mingitest asjadest nagu üle saama. No, mis iganes see siis on, kellel on see mingi söömis, kellel on see, ma ei tea, suitsetamine või kehakaal või trennid või alkohol või no mis iganes asjad. No. Et siin ei ole õiget ega valet, sa ise tead, mis takistab võib-olla sul oma siis täis potentsiaali siis saavutamast, et pane need endale kirja. Ja süsteemi puhul süsteem on alati, mis aitab mingit harjumust head endale sisse seada ja siis seda ka juurutada. Eks kui me nüüd teeme laupäeval põhjaliku pika seminari, siis räägime nendest veel täpsemalt lähemalt praegu, väike sissejuhatus. Aga hästi oluline, et ma olen nagu nii tänulik, et täna on töö ja äri, mida me teeme, on tegelikult seotud tervisega ja järjest iga aastaga ma hindan seda järjest rohkem ja rohkem ja nähes, mis meie ümber siin maailmas tegelikult toimub, et kuhu see inimkond ikkagi liigub läbi kogu selle toiduainetööstuse, läbi selle tervise poole, siis järjest tuleb igasuguseid jamasid nagu juurde ja vaadates, et kui palju tegelikult see tootevalik, mis aitab siis kompenseerida täna meil toidust puudu jäävaid asju, mida me ise ka oma klientidele pakume, ise oma peredega kasutame, aitab nii palju tugevamana seda meie tervist hoida, et selle üle ma olen nagu üli nagu tänulik ja õnnelik, sest rohkem energiat võrdub alati paremad tulemused. Et me oleme siin õnnesärgis sündinud, ongi see, et kui me hoiame ka mõned tasakaalud paigas ja toit on kõik paigas, kõik muud asjad paigas, no energia on nagu parem. Ma olen täna veel viimastel aastatel rakendanud veel oma tervise puhul siin igapäevaselt teatud selliseid tegevusi, mis aitab mul tegelikult püsida täisfookuses no põhimõtteliselt 24/7. Minul on kõige niisugune, et ma viimased kuu aega ma jälgin väga niisugust ühte YouTube'is ühte kanalit, ma võtsin ka subscription'i sinna, mis on iidsete samuraide nende eludest ja nende harjumustest ja tegevustest ja neid võitlusid, mida ka nad sealt tegutsesid, kuidas hoida seda nii kõrgel tasemel, kogu seda oma siis treenitavust ja kõike muud sinna juurde. Ja täna ta rääkis ka, mismoodi on nende väiksed sellised igapäevased tegevused, mis aitavad seda fookust hoida. Et ma vaatan, mulle endal on see isegi fookus õhtul kell 10, kell 11, mul on pea 10 korda selgem kui isegi hommikul ärgates. Et hommikul on ka hea, siis ma teen mingeid muid asju, aga seda on aidanud teha sellised iga
päevased 1-2, noh pigem on see 20-30 minti niisugune tõeline aju restart teha, on ju. No siis ei väsi ära ka õhtul, noh. Ei teki sellist nagu mingit tunned, oh nüüd ma ei tea, nüüd võiks magama minna. Sa lähed magama, kuna kell on juba palju, noh, mina olen kuskil 11:30 või seal midagi selles kandis, aga eks sellest räägime ka teinekord nagu lähemalt ja täna selles samuraide selles räägiti samamoodi sellest väga kui olulisest asjast. Nii kui meie tervis on parem, on meie fookus parem ja kui fookus on parem, liigub ka äri meil palju lihtsamalt ja paremini edasi ja et see on ka tegelikult väga palju maailmas kõlapinda tekitav see, et kõik oleme kuulnud seda, et ärisse sukeldudes on ju kõik muud asjad jäävad sinna paika, on ju, tervised on metsas, muud asjad on kõik metsas, pered on kõik lõhki, et ma näen, et see kombo kõigest sellest aitabki siis saavutada igal elualal suurepäraseid tulemusi ja see meie tootevalik kindlasti aitab meil väga palju sellele kõigele ka siis kaasa. Ja unistused, et kõigile meil on oma unistused. Mina olen õppinud oma unistustest siis aastatega seadma eesmärgid ja eesmärk on siis alati selline paberile kirja pandud minu puhul, on ju, mis on mul mingi erinev eesmärk. Tähtis on see, et millal ma tahan selle eesmärgi siis saavutada, on ju, on mul pikaajalised eesmärgid, lühiajalised eesmärgid, kvartaalsed, kuised eesmärgid. Ja kui need eesmärgid me tahame, et ikkagi need täide meil läheksid, siis on oluline ka see igapäevane tegevus sinna juurde rakendada, sest lihtsalt kodus sennis istudes ja unistades ja siis need reeglina ikkagi ei kipu täide minema. Sest unistus ilma tegevuseta jääb alati meil sooviks ja tulemus tekib siis, kui me teeme iga päev kas või väikesed sammud selle nimel, et see unistus ja eesmärk hakkaks siis ka realiseeruma. Hästi oluline oli ka selline väikesed harjumused, et võta omale, kui sa õhtul oma listiga ise kirja paned, on ju, mida sa tahad nagu muutma hakata, siis panna sinna paika omale need väikesed igapäevased tegevused. Üks hea raamat, mis õpetab seda väga hästi tegema, on The Slight Edge, Jeff Olsoni kirjutatud, absoluutselt minu üks lemmikraamat, kuidas me igapäevased väikesed tegevused viivad alati meid suurte tulemusteni. Ja nende väikesed, mis on nende asjadega, ongi neid väikeseid lihtsaid õigeid tegevusi on väga lihtne teha, neid on samas väga lihtne ka mitte teha. Ja vastavalt sellele, kas me neid siis igapäevaseid väikseid õigeid tegevusi teeme, meie elukene läheb igal elutasandil vaikselt ülesmäge. Kui me jätame nendele tegemata, me täna kohe ei tunnegi midagi, on ju. Aga kui me pidevalt aastaid neid halbasi harjumusi või tegevusi teeme, siis järk-järgult meie ka see elustandard läheb igal eluetapil ka tegelikult allamäge. Et sellepärast on hästi oluline ka ausalt endale otsa vaadata ja siis vaadata, et ma saaksin neid rohkem igapäevaseid õigeid tegevusi siis teha. Ei pea kohe tegema totaalset elu nagu muutust, on ju, aga hakata vaikselt pihta nagu liitintress, mida peetakse ka 8. maailma imeks. Et liitintressiga on siis meie finantsaladel, on meil see tervisega, on see suhted, on see armastus, mis iganes, on ju. Et kõige tähtsam on nagu pihta hakata ja võtta kas või 20 minutit oma tervise heaks, kui sa täna ei ole väga, kui see on see sinu eesmärk, sa tunned, sa tahad veel, sa tunned, et sa saad veel paremaks. Kunagi ei saa liiga hea tervis minu nagu silmis olla, on ju. Et on need siis need liikumine, toitumine, uni on ju kõige tähtsam. Kui need asjad on paigas, siis meil muud asjad tegelikult lähevad palju paremini, kui siin paar slaidi eemal ka nagu kirjas on ju. Võta see jalutuskäik 20 minutit, tee see oma kätekõverdused kodus ära, tee see oma jooksuke või trennikene, no mis iganes moodi on ju. Ja võta iga päev väike harjumus ka, et tee iga päev natukenegi kas või oma siis töö heaks, oma äri heaks, mis iganes sa siis otsustad. Näiteks ma olen pannud siia 2 kutset äri heaks, 2 kutset uuele inimesele kutsumaks kuulama teda siis kas tootest või kutsuda kuulama teda siis kui ettevõtlusvõimalusest. Need tunduvad ka alguses nii tühised ja väikesed, et nad ju ei too mingit tulemust ju. Ja tundubki, et teed nagu tühja, aga kui sa teed kogu aeg aasta otsa, iga päev natukene, see on täiesti nagu võimatu, et see ei too sulle head tulemust järgnevatel kuudel.
küll ma olen näinud, on ju, aga ise samamoodi, nüüd on aasta alg, nüüd ma panen oma äri käima, tulen davai, kus see Riki on, davai, istume maha, kukume siin kõnesid tegema. Panedki nädal aega nagu hull, on ju, 2 nädala pärast on sul selline pohmell kõigest, et ei tahagi enam midagi näha, on ju. Ja nädala ajaga sul midagi röögatud kohe ja ai kurat, see ei toimi ega tööta. Versus see tuleb, on ju, see kilpkonn, kes tuleb ja vaikselt, on ju, nagu vaikselt, natukene. Ja iga päev natukene toob alati suure tulemuse. No pane, ma ei tea, ChatGPT, see Google'isse, pane liit intress, on ju, kuidas seda oma heaks ära kasutada. Et sellest tuleb nii palju head vajalikku igal elualale. No. Et mul on väga palju, mida ma tahan nagu paremaks saada, on ju, finantspool kindlasti, finantsilised harjumused, igakuiselt, on ju, alles jääks finantsidest, investeerimise asjad, on ju, äriliselt samamoodi, kõik on sellega nagu seotud. Sest järjepidevus on alati edu aluseks, et me ei vaja rohkem motivatsiooni, me vajame järjepidevust. Ja kui me järjepidevuse oleme saavutanud, me näeme tulemusi ja meie tehtud töö tulemused annavadki motivatsiooni teha edasi. Lihtsalt pane endale süsteem paika, igapäevane kalendrisse kirja enda jaoks püha aega, on see 10 minti, on see 15 minti, on see pool tundi, iga päev aeg, mis aitab sul kas oma tööalaselt, oma tervisealaselt, oma ärialaselt edasi liikuda siis on ju. Sest motivatsioon kõigub meil üles-alla. Et selleks ongi need hommikused rituaalid, mis ma olen enda jaoks paika pannud, mis aitab mul hommikut alustada kohe õigel lainel. On see alati, mul on mingi asja kuulamine. Nüüd mul see samuraide asja mind täiesti nagu peale nagu viinud. Ma lähen oma esimese samurai raamatuid kohe ostma. Yamamoto, pange kõige kõvem samurai läbi maailma ajal olnud. Et tema on kirjutanud The Book of Five Rings on üks, eesti keeles seda pole. Et Martin, ma olen kindel, et sulle see raamat ka väga meeldiks. No. Et räägime pärast, et pange The Book of Five Rings. Et motivatsioon on ju, edu ei tule alati, ei pea alati tulema kiiresti, ta võib tulla kiiresti, ta ei pea alati tulema kiiresti, vaid järjepidevalt tegutsedes tuleb alati edu lõpuks kätte. Alati, on ju, nagu ma ka meie äri puhul ütlen alati inimestele, kõige tähtsam püsi paadis. Püsi paadis. Ja kui sa püsid paadis, on ju, kogu aeg vaikselt kas või tegutsed, on ju, siis on võimatult, et sul tule oma ässasi ühel päeval ärisse, ei tule sul oma 100, et sul tuleb kindlasti oma 100 või 200 või 300 klienti, nagu Kaia just ära tegi. See ongi see nagu järjepidev tegutsemine. Ja küsimus meile kõigile, et mida me teeme iga päev natuke paremini, kui oli eile. Eneseareng, enesedistsipliin, on siis professionaalne eneseareng, on see lihtsalt eneseareng, et kõik sinna kokku moodustab, proovime olla iga päev natuke paremad. Nagu Kaizen on siin on nagu slogan, see iga päev natukene paremaks. Samamoodi jälle, ma ei tea, kus Daag me selle võtnud on, see on samamoodi samuraidest olnud, no Kaizen. Et vaadake siin olen, see on ka alati continuous improvement, järjepidev paremaks nagu saamine. Et kui me ei saa paremaks, siis mis me saame halvemaks, kes tahab halvemaks saada, mitte keegi ei taha. Paraku enamus planeedilt maailmalt nii selles sammudes tegelikult käibki. Kui me iga päev ei muutu ka tulemus. Kõige tähtsam on see, et kui me tahame, et asjad meie elus muutuksid, peame meie muutuma. Kui me tahame, et asjad meie elus muutuksid paremaks, peame meie muutuma paremaks, on Jim Rohn seda öelnud. Ja see on nagu moto, mis on tegelikult minu ja Margusega tegelikult ka need aastad kõik kaasas käinud. Tema hakkas mulle neid podcast'e kunagi laskma kuulama, nii ehedalt siiamaani nagu meeles. Et hakkame endast pihta, et kõik tahavad muuta kõike oma elus ja kogu maailma muuta, aga millest keegi väga muuta ei taha ja kõige raskem on muuta alati ise ennast. Et hakkame see aasta natuke teistmoodi, muudame kõigepealt ennast. Hakkame endast pihta ja siis vaatame, kui heaks muutub meie kaasa meie kõrval, kui heaks muutuvad lapsed, on ju, ärme kritiseeri kõik, ärme vaata, kui kõik teised on lollid peale minu, on ju, alustame kõigepealt endast, on ju, proovime selle muutuse läbi viia. Sest uus aasta annab meile võimaluse, mis muutus tegelikult, on ju, no mis tegelikult muutus kuuna, muutus aasta, on ju, aga ikkagi me tunneme, et mida nüüd on nagu uus algus, on ju. Teeme, et see uus algus oleks jääv ja kestev ka kogu selleks 12 kuuks siis on ju. Et tegutsemine annab siis meile selle tulemuse. Ja kui me hoiame fookuse lihtsal ja järjepideval tegutsemisel, siis me liigume samm-sammult alati
oma unistuste suunas, et need ka lõpuks siis saavutaksime. Aga pöörame pilgu nüüd korra kiiresti ka Zinzino äriesituse peale, et ja miks siis Zinzino? Et Margus mainis ka, et Zinzino on täna maailmaturu otsemüügi üks kõige kuumem kaup kogu planeedil Maa. Temast täna räägitakse igal pool, ta on üliatraktiivne nimi, kuna me oleme 20 tegutsemisaastaga Zinzino loonud endale meeletu tugeva siis nime nii tootealaselt kui tema siis eetilise tegutsemisega puhul on ju 20 aastat järjepidevat kasvu, kui me vaatame eelmist aastat, kui me vaatame 51% kasvu 2020. aastal ja kui sa võtad lahti kõik need börsiraportid ja kõik asjad, see on 20-30% on iga-aastane kasv 20 aastat olnud. Eelmine aasta veel eriti suur kasv, üle 300 miljoni eurot aastakäivet. Maailmapildis me oleme täna veel tegelikult väga väike ettevõte. See suur maailma momentum on Zinzinoga sisse löömas järgnevatel aastatel. Täna on kätte jõudnud tegelikult see päev, miks ma 2011 ütlesin jah koostööle Zinzinoga, sest täna on see, mis on toimunud, plahvatus. Kogu maailm on lahti läinud. Täna 300 miljonit käivet on 10 aasta pärast, ma ei tea, 30 miljardit võib-olla. 3 miljardit on ju. Miljard tuleb juba väga kindlasti tegema ja see mõjutab tegelikult meid kõiki. Sest numbrid, mis need numbrid on, see mõjutab konkreetselt meid kõiki. Sest tegelikult mida paremini läheb Zinzinol, mida parem maine on Zinzinol, kogu Home for Business rankingus, kus on sajad ja sajad maailma tippettevõtted, Zinzino täna 3. kohal globaalse soovituste põhjal, kui sa otsid endale ettevõtted, kellega koostööd alustada. Pange Business for Home, see on maailma tipp, kus koondab kõik need kokku, see on kõik käibed, asjad, kõik asjad on näha. Rankingud, asjad on ju. Ja see aitab meil tegelikult seda äriga kõigil koos kasvatada. 56 000 uut partnerit eelmine aasta, 200 000 uut klienti, kokku circa 761 000 klienti Zinzinos, 7 uut ettevõtet ostetud ja nii edasi. Et see ei ole enam lihtsalt haip. See, mis me oleme rääkinud kõik need aastad, mina 14 aastat koos Margusega, on tegelikult kätte jõudnud olnud ja kätte jõudmas. Ja kasutame seda võimalust, sest ma tean, ja need samamoodi need harjumused, asjad, millest me ka rääkisime, on see. Sul on oma põhjus, miks sa alustasid nagu Zinzinoga, on ju. Ja täna, ma ei taha, et 10 aasta pärast on ju, juhtub selline asi, et kurja, no miks ma ei võtnud seda, kui see maailm just avati, miks ma nüüd ei vajutanud, miks ma ei teinud neid kohtumiste kokkuleppimisi ja võtnud ühendust üle maailma inimestega. Ja pärast me nutame padja sisse, kui ma ei kasutanud seda võimalust. Et see ei ole enam haip, et siin on momentumisse minemas ja faktidega kinnitatud. Et vaata üle see oma plaan, tegevuskava, paneme plaani paika ja tegutseme. Martin, kui palju on tegelikult sportlasi terves maailmas, tippsportlane on ju. Lähme koos, sa oled juba teinud hea stardi sinna suunas. Võtame selle sulle täiega käsile ja paneme kogu selle maailma rokkima. Ja kui me vaatame siin edasi, siis miks see tegelikult nii ka juhtunud on see, et Zinzino ongi väikesest Skandinaavia ettevõttest kasvanud välja suureks globaalseks tervisebrändiks. Me toimetame üle 100 riigi juba, kui me alustasime Margusega, olime 7 riiki koos Baltikumiga. Täna üle 100 riigi. See on selline äriline potentsiaal tegelikult meil kasvada üle terve maailma. Siin ei ole mitte mingisuguseid piire, mis ei ole võimalik, mis ei ole võimalik, mitte on saavutatud. Kõik on võimalik, millest me julgeme ise unistada ja mõelda. Kus mu märkmik on, mul tuli meelde praegu. Lause, panin, ei tea, mis märkmik on, mis Örjen ütles jälle kuldsed sõnad. Ma muutsin omaga ühte ambassadori eesmärki, tõin palju lähemaks, kui Örjen ütles eile meile direktor kõnes. Believe in yourself to the point of your delusion. Et mõtesta see enda üks lahti, et see ütlebki minu jaoks seda, et kõik on võimalik. Mõtle kõik, mis iganes sa suudad endale ka kõige suuremas illusioonis välja mõelda, kirja panna, muidugi realistlikult samamoodi. Aga kui sa selle usud ja sa tegutsed selle nimel,
siis kõik on võimalik, et inglise keeles kõlas see veel selliselt ilusti, kes tahab veel kirja believe in yourself to the point of delusion. No mind kõnetas see lause igatahes väga ja tihtipeale me mõtlemegi liiga väikselt ja tegutseme veel väiksemalt, sest see võimalus, mis meid siin tegelikult kogu maailma mõistes ees ootab, on fenomenaalne. 8 miljardit inimest, meil on 8 miljardit inimest planeedil Maa. meil on täna siin Hiinas 700 000 klienti, on ju. Maailma mõistes see on nii käpukene, on ju, 1,5 miljonit testi. et lähme ja kasvame, sõbrad, sest mis on meie kätes, meil on tõeline kuld kätes, sest me läksime oletusel põhinevalt teadusele põhinevale nii-öelda toitumisele, veretesti põhise lähenemisega, mis on taas muutnud täna maailma, kui me räägime omega-3 tööstusest, maailmas üle 500 miljoni inimese igapäevaselt, see on ka ametlik statistika, ma olen kindel, et see number on topelt suur, kasutab mingeid omega-3 tooteid juba. Super, tublid, viimase pealt plaksutame, kiidame, õla peale patsutame, anna kuuma, ülitubli, on ju. Aga kas sa tead, kas su asi töötab, mida sa kasutad? Või no ma tunnen nagu midagi paremini, kas sa tead, mis on soovituslikud tasakaalud ja asjad? Ei, ma pole kuulnudki sellest, on ju. Siis räägime, tee test, sa teada, kus sa oled. Täna maailma suurim probleem on see 97% inimestest, kes teeb rasshapete veretesti ükskõik, kas läbi Vitas labori või kuskil mujal, tegelikult ei ole tasakaalus, on ju. Ja see on nagu häirekelle, äratuskell ja ma oma sõpradele, ma ütlen täna konkreetselt, on ju. Kui sa tahad elada tervelt, õnnelikult ja et sul oleks südamed korras ja ajuvärgid toimiksid ja töötaksid, keegi ei tõsta kätt, et ei taha, siis on kohustuslik olla tasakaalus. Ja ma nii ütlengi. Me täna ei tee mingi terviseseminari, mis see detailsemalt on, et järgmised korrad ma paari sõnaga kohe räägin sellest, mis tähendab see tasakaal omega-6 ja 3 tasa vahel. Siin ei ole enam mingisugust, see ei ole mingi meie välja mõeldud teooria, see on täna teadus maailma tipptasandil. Kõik me oleme loodud olema 2-1 tasakaalus ja kui ei ole, no see on katastroof meie tervisele, see mõjutab meie iga meie keha rakukest, vähenenud ajutalitus, juuksed, nahk, küüned, lastsus, kõik asjad, südame-veresoonkond. Võta ükskõik millise südamearsti soovitus või raamat kätte, nad kõik räägivad täna omega-3-dest, EPA, see on nagu meie südame-veresoonkonna ülioluline rasvhappe, mis aitab hoida see lassena, verevoolavana, veresoonede jummist või ladestu, kaltsiumi kogune sinna kokku, kolesteroolid samamoodi paasti, kõike palju paremini nagu läbi. Ma olen lugenud isegi teadusuuringut, kuskil räägiti, et see ei ole mingisugune lubadusega midagi, igaks juhuks mainin ära siin, me salvestame ka, ma lihtsalt lugesin nagu see infarkti oht inimeste, kellel on tasakaal paigas, pidi vähenema 50-60%. See on see, mida ma olen lugenud, on ju. Et ega naljalt need südamearstid ei räägi, kui oluline on doktor Margus Viigimäe, lugege läbi terve südameraamat. Me kõik tahame, et me süda tuksuks, on ju, loe läbi ühe õhtu lugemine, megaraamat. Ta räägib oma raamatus sellest, mida me räägime oma iga päevastel presentatsioonidel kogu sellest omegatest ja asjadest ja liikumistest, kui ülioluline see on. Et ma ei tea, mina oma südant küll armastan, ma usun, et teie ka. Et nahaelastus, liigesed, lihased, kõik siseorganid, kõik on sellest nagu tingitud. 3-1 on ideaalne tasakaal, 3 omega-6 versus 1 omega-3. Kõik üle selle nimetatakse ohutsoonis, kus mitte keegi planeedil Maa ei tohi olla. Mitte keegi ei ole tulema, paraku enamus on. Kus oled sina, kas sina oled ohutsoonis? Ma ei tea, on tavaliselt vastatakse, ta ei teagi. Sellepärast ma ütlen tee-test. Me oleme läinudki tõenduspõhiseks, testipõhiseks, 4 veretesti. Number 1 rasshapete ja kuiveretest. Nüüd tuli täitsa uus soolestiku tervisetest, D-vitamiinitest ja pika veresuhkrutest. Et need rasshapete teste oleme varsti ligi 2 miljonit juba maailmas teinud. Et see on tänaseks muutud maailma, mis aitab sulle välja selgitada, kus sa oled. Ma ütlen alati inimesed, kus on kõik korras, jätka samas vaimus. Aga kui sa teada ei saa, võib-olla sa elad ohutsoonis ennast teadmata, siis mõtled, ossa püha müristus, miks mul nüüd need asjad välja tulid. Saa teada, tee korda, põmm, ta annab sulle väga palju tegelikult juurde. Ja testid saadetakse testimiseks siis Vitas laborisse, mis asub Oslos Norras, mis on siis sõltumatu siis maailma tipplabor, meist sõltumatu siis umbes 2 nädalat veretestides analüüsiga aega, tee test ära, pane spetsiaalselt paki ära, saadad ära labway.eu kaudu oma siis postipaki automaadist, kas Omnivaga või siis selle, vahet pole mõelnud praegu teine meelde, Unisend
et saada postipaki automaatidest, mitte postkontorist, nii on kõige kindlam, et sul jõuab õigesti see kohale. Labway.eu, LAB2VAY.eu ja saada ja tuletame ka klientidele meelde, et kasutage seda, see tuleb tunduvalt soodsam kui Omniva postkontor ja sellega on igal juhul jõuab kenasti sul asjad palju kiiremini ja paremini kohale, tulevad tulemused ja teavitused ka, kui teist on kohale sinna jõudnud. Et kasutage Vitas laborit. Testid näitavad, inimesed on täitsa tasakaalust väljas. Kogu eripära on see, et me suudame inimesed tuua tagasi tasakaalu 95% juhtudel 120 päevaga. Ja kõik, mis oli punases, mis on kiiresti vaja tegutseda, hakkab normaliseeruma. Küll ma olen siin 14 aasta jooksul ainult selliseid asju, et nendest paraku tohib rääkida, et mida antibiootik ravib, aga mida inimene saab oma tervisele sellised kasud läbi rassapete tasakaalu, seda ei tohi rääkida selliselt, eriti siin videosalvestusega veel. Et ülioluline, me kõik oleme loodud seal olema, et see on juba USA-s vaata, et riiklikul tasandil, sest räägitakse, pange YouTube'i otsingusse, pange Google'isse, ChatGPT'sse, et see on nii aktuaalne teema täna terves maailmas, ma arvan 10 aasta pärast ka iga perearst teeb neid rassapeid ja teste, et aidata inimesed sinna saada. Oleme lihtsalt leidnud viisi, kuidas inimesed reaalselt sinna tuua. Meie Norra tippteadlased on välja töötanud erinevad tooted, balance oil on põhiline, see ei ole lihtsalt kalaõli, sest kalaõli üksi ei tööta. Igal alaõlil, mida maailmalt planeedi turul müüakse, on kõrval mingi antioksidant, mis aitab tal hoiduda siis rääsumast. Ulla Eidenorra teadlane avastas oliividest võetud polüfenoolid on kõige paremad antioksidandiks omega-3 kõrvale, mis siis aitab ta hoida siis värskeni pudelis, kui me ta sisse võtame, et ta jõuaks ööpäevaga meie rakkudesse, tehes selle membraani voolavaks ja lasteks võtaks omega-3 alandab põletikku, 6 tekitab põletikku ja see ongi lihtne põhjus, miks need asjad hakkavad ka normaliseeruma. Et see ei ole lihtsalt mingi suva oliivõli sinna kokku panna, kui ma olen kuulnud inimesi, ma võtan mingid omega-3, ma panen lonkse oliivõli peale, ei. Sellest pole mingit kasu, sul peab olema see kaitstud olema siin pudeli sees, see omega-3 rassapa molekul, see on see magic, tunnad kurgu kipitust, need ongi need polüfenoolid, et see on hea, ma alati kliendile ütlen, kui sa võtad seda õlikest, kui sa tunned kurgus sihukest mõnusat kraapimist või nagu piprast tunned, see ongi põhjus, miks see õli töötab, miks teised ei toimi enamus. Omega-3 on enim müüdav, enim ostetav toidulisandina planeedil maana. Ja paraku lihtsalt enamus lihtsalt ei toimi, lihtsalt ei toimi. Ja lihtne test näitab ära inimesele selle, kus ta siis on, täitsa looduslik toode, kõik kõrgemad sertifikaadid ja asjad, kõik on väljastatud ja sobib igas vanuses inimestele. Sertifikaadid veel kord, võite piltida, kui tahate. Ja loomulikult Eesti Tervisekaitseametis kõik registreeritud nii nagu peab, See on nagu mingi suur müüt, enam ei ole apteek nagu mingi püha paik, kõik tulevad, võtad sussid jalast ära, lähed ja kummardad seal ja pühid jala sussi puhtaks, Et see on samamoodi äriorganisatsioon. Me lihtsalt oleme leidnud viisi, kuidas päriselt jõuda inimesteni, seletada, milline apteeker seletab sul tund aega ja õpetab, kuidas rassapete tasakaalust testimist asjadest, Et meil on iga toode registreeritud samamoodi Eesti Tervisekaitseametis nagu iga apteegis müüdav toode, nii et kliendid peavad olema õnnelikud, et ta saab omale sinu rääkima, sest tema võib-olla, mis annab talle aastakümneid tema elule tegelikult juurde loodetavasti. Igas vanuses inimestele alates 6. elukuust kuni kõige kõrgema eani välja. Minu väiksemad jõmmid alati juba 6. elukuust õli peal laste vitamiini, laste tootesarja meil samamoodi olemas, siis lapseootel emad, imetavad emad kõige hullemas seisus koos veganitega ja taimetoitlastega. Rassapete tasakaal on neil kõige hullem. Ma ei taha öelda seda, et veganid ja taimetoitlased on midagi pahasti, see on väga super püha asi. Enamus toite mul on samamoodi taimne, aga kuna need veganid ja taimetoitlased, kes ei söö juurde EPA, DHA rikast, siis kas mingid toidulisandid või midagi, siis nad on meeletus puudujäägis, Et see on hästi oluline ka see, et aidata neil neid teste teha ja kuna meil on olemas ka vegan versioon väga kõrge EPA-DHA sisaldusega siis õlist, sest taimne omega-3 on ainult 1/4 omega-3 allikast alfa-linoolappe. Enamasti need taimetoitlased ja veganid saavadki seda ühte oma toidust, need kõiki teisi tähtsaid nad ei saa.
sellepärast hästi oluline pöörata tähelepanu rõhku sellele, et see on väga hea, et sa siis toitumist teed, aga saa teada, sest sa reeglina saad ainult ühte omega-3 oma toidust. Et sellepärast Margus kütab ka sisse seda vegan-õli meil täiega, et hästi oluline, et teema ja 120 päeva ja inimesed, et tagasi tasakaalu tuua ja kuna vererakud uuenevad selle ajaga ja siis ongi, kui enamus inimesi jõuab kenasti tasakaalu, 6 põhiparameetrit on omega-6-3 tasakaal, meie rakumembraani voolavus, vaimse tugevusindeks, omega-3% ja arhidoonappe meie siis kehas. Ja sihuke mõnus tooteportfell, ta ei ole väga suur, ta ei ole väike, ta on täpselt õige, et meie iga kehakene, osakene, rakukene saaks toidetud ja niisutatud ja minu täielik lemmar on lisaks õlile ja Extendile, noh, ma siit võtan enamus tooteid iga päev on muidugi kollagen, ma sellest ei saa üle ega ümber, noh. Kui sa ei ole veel maitsed Sensiino kollageeni, siis no palun tee seda, noh. sa armud sellesse nagu nii ära, sa võtad selle õhtul 2-3 tundi peale õhtusööki on kõige parem aeg teda võtmiseks. Et imendub siis mõnusalt, kui on tühja või enne magama minekut võtate endale sisse. Ma ei tea, kui ma selle õhtul võtan enne magama minekut, no ma magan väga-väga palju paremini, noh. Et minu silmis täna parim soovitus on see, et võtta see õhtul enne magama minekut kollageni, naudi seda, ta on nii hea. Acerola kirsi maitsega, kõik need muud ühened, see on nagu holistiline lähenemine ühele kollageni tootele. Et enamus ütleb, nii palju midagi ei tööta, mis muidugi ei tööta, sest vaata, mis seal sees on, näita inimesele, millest eristub meie kollageen, kui see on aminohapped sees, postbiootikumid, et üldse imenduks verre sul sinu soolestikus on ju C-vitamiin hästi oluline, risikli, keramiidid, biotiin, tsink, kõik on väga tugevate nahka niisutavate omadustega, hüaluroonhape. Et no, kui sa räägid selle ilusa jutu ära veel ja annad maitsta ka, no ma ei tea, minul igatahes siit lähevad küll kõik kollageenidega minema igatahes, no. Ja et ma muidugi nii suur fänn ka sellele ja see töötab nagu nii hästi, no võta paar kuud ja sa tunned, sul pole talvel ka isegi kätekreemi vaja, no. Et naised, no prooviga, no. Ma ei tea, ma olen mees, ma olen samamoodi, mina ei saa küll, kui ma muidu pesed käed ära talvel, no proovid enam mitte kreemi peale panna, ma olen küll hulluks, mina küll ei saa, no. Aga paar kuud kollageeni, ossa püha müristas, polegi vaja enam ühtegi kreemi, no. Et proovi, no tippsportlased, kellest ka rääkisime, et samamoodi ja miks hakata siin Siina partneriks on ju, meil on super tooted, suurepärane, mida pakkuda meie inimestele, et aidata neil tervemalt elada, alustame oma perekonnast on ju, aga ettevõtluspool siis samamoodi, mina tahtsin kõike neid, mis siin kirjas on, tervisest, siis me ei rääkinud, me rääkisime kohvist ja muudest asjadega, õnne, raha, paremat elu, ilusamaid reise, eluasetud, autosid, no esimesed elementaarsed asjad, mida inimesed tahavad oma elus parandada, paremaks saada. Ma olen täpselt samamoodi. Mul on täna siiamaani need ka unistuse tahvlid on küll väga palju muutunud, on ju, sest Sensiina võimaldab, miks mina alustasin Sensiinaga. Ma olin kinnisvara äris 8 aastat peaaegu olnud ja ma nägin see, et ma teen, töötan 24/7 on ju. Teen siin okei sissetulekut, aga ma nägin, midagi on puudu, on ju. Ma nägin, et see ei vii mind nii kiiresti mu unistustele lähemale, kui ma seda soovisin. Sellepärast ma alustasingi Sensiinaga koostööd. Ma nägin, et see on, esiteks mulle meeldis, et on asukoha põhisuse vaba, on ju, vaat ei ole, kus ma teen, millal ma teen. Mul ei ole ülemust, on ju, ma võin teha täpselt siis, kui ma tahan. See on ka pluss, on samas ka miinus, on ju, et peab ennast suutma inspireerida, motiveerida, tegutsema, on ju. Ja ma nägin, et sissetuleku võimalusel ei ole mingit lage, ma saan teenida täpselt nii palju, kui ma ise panustan, ei ole kindel fikseeritud 3000 kuus põmdi ja kogu mu osana kuumana. Kui ma tahan, ma teenin 300, kui ma tahan, ma teenin 3000, kui ma tahan, teenin 30 000, kui ma tahan valmis panustama, kuhu ma täna veel jõudnud pole, on 300 000 või mis iganes, see meid kõiki ootab ees läbi selle suure maailma kasvu, on ju. Et see on see, miks ma kõik need aastad olen nagu teinud. Ja loomulikult ka edasi tegemas meil kõigil oma unistused, et nendest me alustasime. Et see on ka põhjus, miks alustada siin Siinaga tegelikult koostööd. Ja et alustada, me investeerime oma enda, isegi ma ei investeerime, paneme deposiiti korra raha oma enda, siis enda oma pere toodete peale. Sellepärast, et me ei otsi lihtsalt müügiinimesi, kes võtavad endale, davai, tulema hakkan kõike siin müüma, ei, see pole see, et me oleme number 1, maailma parimad kliendid ise, me teame, mida me pakume, me jagame ikkagi usaldust
oma perele, oma tuttavate kaudu. Loomulikult on vaja iseenesest ära testida, oma pere testida, tasakaalu saada, hakata liikuda tasakaalu poole, ei pea ootama tasakaalu loomulikult äriga alustada. no tee test kohe ära, on ju. kõik need muud tooted on seal paketis sees ja siin enam on võimalik alustada väikse, keskmise või suure paketiga, enamus alustab suurega. see on kõige soodsam, partnerid saavad 3500 € väärtuses tooteid, seal on väga suur hulk erinevaid tooteid, erinevaid pakette, ainult 1169 € eest. aga see on ainult korra deposiiti see raha panna, sest Syngenta annab sulle seda 1169 € aasta aja pärast tagasi. tee aasta jooksul 25 Premier klienti. lõpeta 12 kuu 25 aktiivse kliendiga, nad ei pea kõik need ühed samad kliendid kogu selle perioodi jooksul aktiivsed olema. vahet pole, mismoodi, kes nüüd see 12. kuul on. peaasi, et aasta jooksul on tehtud 25 püsitellimusega klienti ja lõpetada aasta siis 25 aktiivse kliendiga. tasuta autoorderit hoida peal on kõige mõistlikum ja saad kogu selle Syngenta investeeringu siis ka siis tagasi. lisaks sellele, et see oli see autoorder ka peal hoida, mille saab siis tasuta, kui sul on 4 klienti. ja see on ka siin välja toodud, et kui meie kliendid soovitavad edasi, saavad nad oma igakuise püsika tasuta ja ka partnerid saavad oma igakuise tellimuse tasuta, kui meil on vähemalt 4 klienti, kes siis tellivad neljakordse koguse siis meist. ja kompensatsiooniplaan, et nagu iga äri tasustatakse käibe pealt, loomulikult müügid, mis me teeme, klientidele pakkuvatavate toodete pealt, oma tiimi loomise pealt, mis annab siis meie selle võimenduse kogu sellele ettevõttele, mis me teeme, et kogu selle äri mõte tegelikult on mitte teha üksi 100% tööd, aga aidata kõiki oma meeskonna liikmeid ja pigem teenida 1% 100 inimese panusest, kelle sa aitad ise äris edasi liikuda, on kogu selle asja mõte. täpselt nagu iga ärimudel maailmas on käibepõhine. siin ka meil, kui on käive, on sissetulek, käivet ei ole, on paranka. nii et parem on parankat mitte hoida. et vaatame, mis meil on erinevad teenimisviisid. esimene neist on siis isiklik müük, kui me ise otse müüme siis lõpptarbijale mingi siis toodet või tootepaketti, siis alguses Syngenta tasustab sind 10%-ga kliendi poolt ostetud paketi siis maksumusest, 10% sulle. kui sa jõuad juba 25 toote müügini, tõuseb see protsent 10 pealt 20 peale. lisaks hakkad teenima iga kuu lisa 100 € juba fikseeritud summat boonusena pluss 100 € toodete peale. et siin teed 25 klienti ära, kui need on kõik püsitellimusega, need ei pea olema 25 inimest, need võivad olla 10 inimest, kes tellib 25 toodet. et sa juba, isegi kui sa järgmine kuu iga uut müüki ei tee, nad on püsikaga, neid tellivad oma õlipudeli ära, teenid selle pealt juba 100 € pluss 100 € toodete peale. et 100 € ei ole teab mis suur summa tänapäeva maailmas, aga kes teenib Eestis passiivselt 100 € selle pealt, et on kunagi tööd ära teinud. väike protsent nii Eestis kui terves maailmas. jõudes siis 50 toote siis müügini, tõuseb see protsent 25 peale, teenid juba iga kuu lisaks 200 € pluss 100 toodete peale. jõudes 100 müügini on juba 30% iga müügi pealt, pluss 400 € ekstra iga kuu fikseeritud summa 100 toodete peale, pluss ühekordne 10 000 € boonus ka, mis makstakse välja järgmised 25 kuud, on ju 25 kuu jooksul, kui sa oled aktiivne 100 kliendiga, järgmised 400 € kuus. tee 100 klienti ära, näiteks sul on kõik püsitellimusega, et tellivad oma tellimuse ära, kus isegi ühtegi lisa uut müüki ei tee järgmine kuu. 100 inimest tellivad oma püsika toote ära, see on miinimum, mis sa teenid, on 800 € päris raha pangakontole, pluss 100 € toodete peale. ja no milline müügitöö tasustab sind passiivselt, automaatselt pärast seda, kui sa oled töö ära teinud ja maksab sul järgmine kuu ka veel sellest protsentida. on kindlasti neid, aga no see on nii väike marginaalne protsent, et põhimõtteliselt ma arvan olematu. jõudes 200 kliendini saab tasuta juba ka siis meie iga-aastasele reisile, me läheme märtsis Balile, edasi on siis juba siis Tenerife Hard Rock hotellis 2020 siis 7 ja pluss 1000 € iga kuu ekstra juurde. minu jaoks väga-väga huvitav ja seksikas on see ka meeskonna ehitamine, võimendatud müükide karjääriplaan, kasvatada ka oma suur, ütleme, meeskond, aidates oma sõpradel, kes tulevad suga punti kaasa, saavutada edu, liikuda neile edasi, on ju, sest mida paremini sa aitad oma meeskonnakaaslasi, läbi selle kasvab ka sinu
ütleme, tiimi käive, läbi selle kasvab ka sinu siis sissetulek. Jälle tüüpiline ettevõtlus on ju, et aita oma meeskond eduni, kasvab käive, kasvab ka sinu sissetulek, sest mida suurem on ka sinu siis meeskond üle terve maailma, seda suurem on ka su sissetulek. Üliatraktiivne on siin Siina kiire boonuste stardiplaan. Esimene 120 päeva, no see on paganama seksikas, noh. Et number 1, alustad, see on nüüd uue partneri kohta. Uus partner alustab, esimese 30 päeva on antud, et teha esimesed 4 tootemüüki. Mingi püsitellimusega. See õli on see kollagen, vahet ei ole. 4, teed 30 päevaga ära, saad tasustatud sellest 100 €. Järgmine, kaasata ka 2 koostööpartnerit, 2 sõpra, kes tahavad sinuga punti hüpata, davai, lähme koos, meil on super tooted, meil hakkame Eestis pihta, laieneme üle terve maailma, kogu suur maailm on lahti. Mõtleme välja strateegilise kasvuplaani, kuidas seda koos realiseerida, teeme kohtumisi, suhtleme inimestega ja nii edasi. 2 koostööpartnerit, siis Siina tasustab sellest juba 400 €. Ja see on sinu kontole 400 €. Siis järgmine on siis maksimaalne aeg on antud 90 päeva, aidata oma esimesel partneril A teha 2 partnerit või B teha 2 partnerit või 3 peale kokku 4 partnerit, vahet ei ole. See on siis eeldusel, et nad on kõik selle suure paketiga, väiksemad pakettide puhul peab siis need partnerid ka rohkem olema. Sina teenid 1200 €. Kui sa aitad oma 2 partneril teha ka 2 partnerit või tood ise 4, vahet ei ole kuidas. 1200 sulle. Ja 4. kiire boonus on 4 kuud, 120 päeva, 6 klienti lisaks esmasele 4-le, saad veel 150 € juurde. Ja kõik kiire stardi boonuste potentsiaalne tulu on umbes 1850 €. On see siis boonuste tulu, millele lisandub veel siis käive, 10% müükide pealt, tiimi kasvamise pealt, klientide tegemise pealt, uue tiitli boonus pealt, sul on kõik kokku umbes 2500 €. Seda ei pea tegema 4 kuuga, seda võib teha kõik 1 kuuga, 1 nädalaga, 2 kuuga, vahet pole. Maksimumperiood on lihtsalt 4 kuud selleks antud. Kui ei tee, ei ole midagi katki, lihtsalt need boonused ei tule, kõik läheb täpselt samamoodi edasi. Nagu panna jälle sama, millest me alustasime tänast kohtumist nende eesmärkide järjepidevusega. Kui iga nädal teha ikkagi niisugune circa 7-8 kohtumist, iga nädal, no siis ma ütlen, on võimatu neid kõiki boonuseid mitte ära teha. Kõik nad tulevad, sest on jälle seesama lead interest, tõenäosusteooria. Kui toimuvad kohtumised, toimub tulemus. Ja kui ei toimu kohtumisi, siis ongi parangana. Ja tiitlid oled saanud ise silveriks ja siis hakkame seda edasi dubleerima, aitame sinu meeskonnaliikmetel samamoodi siis teha täpselt seda sama. Sinu need esimesed partnerid A, B ja need C, D, D ja F-id aitame neil igal teha 2 partnerit, 4 klienti. Sina liigud edasi ja jõuad tegelikult juba sellisele tasemele nagu on executive. Executive tasustab, on igakuine tasu umbes 3000 või 900 €, et see 3000 kreditit kokku. Aga kõige ägedam on see, et miks me seda ka teeme, sest ma nägin 2011, kui Margus ja Örjan mulle ka sellest rääkisid, ma nägin esimest korda elus, et päriselt ka on võimalik luua endale siit ettevõtlusest passiivne sissetulek. Enamus inimeste märgunistus on saavutanud endale passiivne sissetulek, siin on ta reaalselt käega katsuta. Esimesest kliendist, mis sa teed, esimene klient, mis su meeskonnakaaslane teeb, toob sulle passiivset tulu juba. Miks? Sest meil on püsiklientide põhine siis müük. Meie kliendid saavad nii suure soodustuse, siis neil on 6-kuulised tellimused ja ütleme, kliendi püsivuse protsent on lausa kuskil circa 60, 60-70, mis tähendab seda, et kui esimene 6 kuud on tellimust läbi saanud, 67% kliente jätkab veel keskmiselt järgmised 14 kuud. Et siin ongi, mida suurema müügitiimi me üle maailma ehitama, seda rohkem tuleb kliente, sest kõik sinuga tiimi poolt tehtud kliendid on sinu meeskonna kliendid. Iga sinu tiimi kliendi makstud igakuine õli tellimuse arve toob sulle ka väikese protsendi sisse, kuna sina oled see tiimi loonud, õpetanud, aidanud, kasvatanud, ehitanud. Kõik tegelikult teenivad oma protsendina. See ongi see pikaajaline ehitamine. Et mismoodi tegelikult 8 miljardist inimesest maailmas, miks mitte Eesti tiimil 2035 paneme plaani paika, on Eesti tiimil vähemalt 1 miljon klientina. Enam kui reaalne, see on enam kui reaalne. Me räägime 8 miljardit inimest, me räägime 1 miljonist kliendist.
ainuüksi selle pundi puhul, kes meil, ma praegu ei näe numbrit, palju meil siin täna liinil on. tegelikult täna keskmiselt ühe Sensiino partneri kohta on 25 klienti. ja mõtle, kui sul on tiimis 1000 partnerit, kellel on 25 klienti igalühel keskmiselt. see tähendab, sul on tiimis 25 000 klienti. sa ei pea üksi neid tegema, aga läbi tiimis hakkab dubleeruma, edasi kasvama, uued inimesed liiguvad oma eesmärkide suunas meie abil, koolitused, seminarid ja kõik on tehtav. Noh, siin ei ole mingi raketiteadus, mida me teeme. me lihtsalt aitame uutel inimestel teha ära kiireid boonuseid ja mida paremini me aitame uutel inimestel teha kiireid boonuseid, seda efektiivsem on nii neile, sulle, kõigile. aitame neljases jõuda selle executive tasemele, sina jõuad juba teemant tasemele. see oli minu kindel suur plaan ja eesmärk, jõuda võimalikult ruttu teemant tasemel peale alustamist. siis ma teadsin, et kui ma jõuan teemantini, see on juba selline sissetulek, et ma saan oma kõik muud tööd ja muud asjad nagu ära lõpetada ja minna siis täie kohaga siin nagu edasi. mina alustasin 2011 juuni ja mis märtsis aprillis 2012 jõudsin siis teemant tasemele, noh sihuke 10 kuud, noh. ja siis ma lõpetasingi oma muud kõik asjad ära, ütlesin, kui ma kogu oma aja panustan siin Hiinasse tegelikult, et siis ma liigun veel kiiremini edasi järgmistele tasemetele. nüüd me oleme aidanud Margusega väga paljudel ja Frediga ja Taneliga väga paljudel inimestel tegelikult liikuda edasi executive'i tasemetele, teemant tasemetele, direktor tasemetele meie tiimis, krooni tasemetele meie tiimis, on ju. sest mida paremini oma meeskonda õpetame, aitame, üles ehitame, teeme neid koolitusi, üks-ühele kohtumisi ja mida edukamad on inimesed, seda edukam on kogu tiim. terve, õnnelik, jõukas, mis saab veel parem olla, on ju. aitab 4 inimest teemant tasemele, jõuad sina kroon tasemele, teenid juba umbes 12 000 eurot kuus. mul läks siia 1,5 aastat aega, mis panime veel edasi. et mõtle ise, kuhu sa tahad jõuda. nagu ma ütlesin juba ennem ka, mingit limiiti ei ole, mitte mingit limiiti ei ole. täpselt nii palju, kui sa oled valmis panustama omaenda tulevikku, omaenda äri ehitamisesse, täpselt sellise tulemuse sa ka saad. hea on see, et sa ei pea seda tegema üksi. meil on suur meeskond, kes on valmis aitama igal sammul, tee ainult kõne. Davai, Viki, Margus, Tanel, Fredi, Annika, lähme teeme, mul on kohtumine. Davai, aitame see kohtumine läbi viia. Need on nii palju teisi ka veel, kes kohtumisi teevad. ja mida rohkem on su tiimis iganädalaselt kohtumisi, seda edukam see tiim on. kui sa loed iga nädal kokku, kui palju su meeskonnas on kohtumisi, sa tead täpselt, kuhu sa tegelikult teel oled. ja sellepärast on hästi oluline iga ka liider peab teadma numbreid, on ju, mis toimub sinu tiimis. nii et nagu te näete ka sellelt ilusalt slaidilt, siis siin asutaja Harry Örjanseele, ülim inimene minu silmis. ja siin on ka Sinu karjääriredel, et mida pidi on võimalik meil edasi liikuda. osad teevad seda äri hobi korras inimesed, osad teevad seda nagu äri korras, osad tahavadki mõne kliendi lihtsalt aeg-ajalt teha. iga asi on okei ja fine, igaüks valib ise, kuhu ta tahab jõuda. mina ei ütle sulle, et sina pead jõudma presidendiks, kui sa seda ei taha. kui sa tahad jõuda, ma ei tea, silver tasemele, saada oma tooted tasuta, viimase peal. et mina küll tahan jõuda kõige kõrgematele ränkidele, on ju, see ongi see läbi suure maailma kasvu meid ees ootamas, sest kõik saab alguse ajastusest. ja täna 20 aastat hiljem, kui siin peale seda, kui alguse oli 2005. aastal, oleme jõudnud esimese miljoni kliendini. ajastus on selles mõttes hea, et see kuur maailm, globaalne pilt on just kõik lahti läinud. kõik suured maailmaturud on peaaegu nullfaasis. väga väikeses faasis. Eestis me oleme olnud 14 aastat, isegi Eestis enamus inimesi ei tea, kes me oleme, kus me tuleme, sest meil on Eestis meeletu potentsiaal veel ees. Eestis on juba üks põlvkond vahetunud selle ajaga, on ju. et täna tulevad klientideks inimesed, kes olid, ma ei tea, 10-aastased, siis kui me alustasime, küll nagu vanemad tegid, on ju. et selles suhtes mitte kunagi ei saa inimesed otsa, ei ole nii, et sa oled nii kaua tegutsenud, pole enam kellelegi pakkuda. ei ole enam. ma ei tea, inimesed joovad siiamaani iga päev Coca-Colat, kunagi ei saa turg täis. hea näide ka muidugi, on ju. aga no nii on, on ju, kui sul on hea asi, sul ei saa kunagi turg täis, mitte kunagi, võimatuna. et selles suhtes meil on väga palju tööd, sõbrad, teha. ja kui sa vähegi sind kõnetas see, mida ma täna nagu rääkisin, siis räägi inimesega, kes sind täna siia liinile kutsus.
Võtke minuga ühendust, Margusega, kui on abi vaja, paneme plaani paika, kiire stardi paika, sest kaotada ei ole mitte midagi. Kõige suurem risk, mis meil siin äris on, peale Ultimate paketi soetamist, on saada endale ülihea tervis. See on kõige suurem risk jutumärkides, mis meil siin äris on ju. Et isegi kui sa ühtegi senti raha ei peaks teenima, sa saad endale, oma perele ülisuper tervise aastaks või rohkemaks omale tipptooteid on ju, mis aitavad sul veel tervemalt nagu elada, edasi liikuda, aga pöörata see ettevõtluseks on ülikõva, sest Ensino on täna maailma kõige kuumem otsemüügiettevõte. Ja see ei ole enam lihtsalt lubadusega haip või mingisugune promo või mingi asi, see on sul reaalsus. Me oleme sellise võimaluse otsas, kallis sõbrad, et ärme maga seda võimalust maha. Anname täna tuld rohkem kui kunagi varem ja anname 10 aastat tuld ja sa ei pea elu sees kunagi enam kuskile tööle minema. Veeta oma mõnus pensionipõlv eduka, jõuka, rikkana, rännata mööda ilma ja maailma, mis on küll minu unistus ja eesmärk ja soov ja ma tean, et see saab täide. Nii mulle kui paljudele inimestele, kes täna hakkavad tegutsema, hoiame seda järjepidevuses, loome endale head harjumused ja liigume kõik koos nii Eestis kui ka maailmas parema tervise ja jõukuse ja nii edasi. Ja aitäh, kallid sõbrad. Nii et edukat aastat meile kõigile.